mõte. Iga loobumine ei ole allaandmine, kuid mõni mitteloobumine võib seda olla. Peegeldab sügavat arusaama valikute ja sisemise tugevuse vahekorrast. Sageli seostatakse loobumist nõrkuse või kaotusega, kuid see pole alati nii. On olukordi, kus loobumine nõuab rohkem julgust ja selgust kui jätkamine. Samas võib visalt millestki kinnihoidmine, mis meid enam ei teeni, tähendada sisimas allaandmist. Näiteks allaandmist oma väärtustele, vajadustele või kasvule. Loobumine võib olla teadlik otsus, mille aluseks on eneseaustus, piiride tunnetus ja elu muutvate olukordade aktsepteerimine. Inimene võib loobuda näiteks tööst, mis teda kurnab, suhetest, mis ei toeta, või unistustest, mis ei vasta enam tema tõelisele olemusele. Selline loobumine ei ole allaandmine, vaid hoopis enese eest seismine. See on samm edasi, mitte tagasi. Uus algus, mitte lõpp. Teisalt võib mitteloobumine, näiliselt kiiduväärt sisikindlus, vahel varjata endas hoopis hirmu muutuste ees. Sõltuvust tuttavast või soovimatust, silmitsi seista valusate tõdedega. Inimene võib jääda kinni suhtesse, mis teda vaimselt või emotsionaalselt hävitab. Lihtsalt sellepärast, et ta ei tohi alla anda. Ta võib jääda töökohale, mis teda vaevab, sest kardab tundmatut. Selline mitteloobumine võib tähendada sisemist allaandmist. See tähendab oma vajaduste, väärtuste ja unistuste hülgamist. Oluline on oskus eristada, millal loobumine tuleneb enesekindlusest ja teadlikkusest ning millal mitteloobumine on tegelikult alistumine olukorrale, mis ei vii kuhugi. Tõeline tugevus ei seisne mitte üksnes visaduses, vaid ka oskuses õigel hetkel lahti lasta. Me ei pea iga hinna eest jätkama lihtsalt selleks, et mitte näida allaandjana. Tõelised võidud tulevad vahel just siis, kui me otsustame minna teist teed. Seega, see mõte kutsub meid üles vaatama sügavamale oma valikutesse. Mitte kõik loobumised ei tähenda nõrkust. Vahel on need vajalikud, et kasvada. Ja mitte kõik kangekaelsed jätkamised ei tähenda tugevust. Vahel peidavad nad endas hoopis hirmu ja loobumist iseendast. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!